Tõehetk USA jaoks Lähis-Idas. Võim või lepitamine? See on meie Lähis-Ida. Khalid Abu Tomei, see on meie Lähis-Ida. Ja ma arvan, et Ameerika Ühendriikidel oleks mõistlik seda saadet vaadata, sest tõesti tekib küsimus, kes on tugevaim jõud Lähis-Idas? See oli Ameerika Ühendriigid, see on Iisrael. On selge, et Araabia maailm ja Iraani režiim austavad Iisraeli täna palju rohkem, kardavad Iisraeli. Kuid Ameerika Ühendriikidega on teine lugu. Äkitselt on meil Mekka kokkulepe ühelt poolt Pakistani, Türgi ja Saudi Araabia vahel. Meil on omamoodi rahunõukogu Gaza plaan, mis on väga soodne Hamasile, olles osa käimasolevast poliitilisest ja vaiksest džihaadist. Ja Iraani rahvas, nagu mulle täna Iraanis olevatelt inimestelt teatati, on kaotanud usujõusse, mida president Trump veel paari viimase kuuni näitas. Ja mida see kõik meile siis ütleb? See ütleb meile, et USA kaotab usaldusväärsust araablaste ja moslemite ning paljude Lähis-Ida inimeste seas. Ja miks see juhtub? Sest inimesed näevad, et Ameerika Ühendriigid ei võida. Me viitame oma programmis pidevalt vajadusele täieliku võidu järele. Ja kui sa ei võida, siis sa kaotad. Vahepealset varianti ei ole. Ei, see peab olema absoluutne. Ja araablased ja moslemid vaatavad Ameerikat, nad näevad Trumpi karmide sõnadega esinemist. Aga nad ei näe ühtegi tegelikku sammu. Nad kuulevad juttu Iraani režiimi kukutamisest, aga Iraani režiim on ikka alles. Nad näevad vastuolulisi avaldusi Trumpilt ja USA administratsioonilt ning inimesed ei ole kindlad. Nii et mida araablased ja moslemid tegelikult ütlevad on see, kuidas me saame usaldada Ameerika Ühendriike oma julgeoleku osas näiteks. Kuidas me saame usaldada partnerlust? Ja kuidas me saame ameeriklaste peale loota? See on laialt levinud arvamus araablaste ja moslemite seas. Ja ma arvan, kahjuks ameeriklased ikka veel ei saa sellest aru. Nad ei näe sõnumeid, mis tulevad araabia ja moslemi maailmast, ja see on väga oluline. Mekka kokkulepe, millele te just viitasite, see tähendab Mekka ühist kaitselepingut või kokkulepet, saadab samuti selle sõnumi. Tegelikult on need 3 islamiriiki väga tähtsad riigid, kes sisuliselt ütlevad ameeriklastele, me otsime alternatiive, me ei usalda teid enam. Me ei saa teie peale oma julgeolekus loota. Ja see on sõnum, mis, nagu teate, on väga mõjuv. Et mind üllatab isegi see, et see ei pannud Washingtonis ja teistes Euroopa pealinnades häirekellasid helisema. Teil on Saudi Araabia, väga võimas ja rikas riik, millel on palju ressursse. Siis on teil Türgi, millel on arenenud sõjatööstus suure armeega ja NATO liige. Ja siis on teil Pakistan. Pakistan, kellel on tuumarelvad. Moslemi enamusega riik, kellel on tuumarelvad. Ma mõtlen, et see kombinatsioon, see liit peaks paljusid inimesi muretsema panema. Ja ma ei näe, et läänes inimesed ärkaksid ja ütleksid, jumal küll, mis siin toimub. Seda nimetati mingil hetkel islami NATOks. Ja kõik. Lõpetame sõnadega mängimise. Oluline pole siin terminoloogia. Oluline on sümboolika. Ja see on väga tähtis. Sümbolid on Lähis-Idas väga olulised. Seda ei mõisteta sageli. Araablased ja moslemid ühendavad esimest korda jõud ja ütlevad, et me ei usalda enam Ameerikat. See on kõige olulisem liit, kui nii võib öelda. Või pakt pärast ühendatud Araabia vabariike 1962. Aastal, mil Süüria ja Egiptus ühinesid. See oli teada ajutine, ei kestnud eriti kaua. See kestis vist paar aastat, eks? Jaa. Ja siin on sul tead, siin on palju suurem ja võimsam lepe. Ja sõnum Ameerikale selles mõttes, et Saudi Araabia ütleb, kui te ei taha anda meile tsiviiltuuma võimekust, siis me teeme koostööd juhtiva tuumariigiga. Ja teiselt poolt peegeldavad nad ka omamoodi hirmu Iraani režiimi ees.
sõnum on see, et nad usuvad, et Iraani režiim on oma asümmeetrilises sõjas Ameerika Ühendriikide vastu võitmas. ja nad ongi, ma mõtlen, see on peaaegu šokeeriv, kui kiiresti Islamivabariigi juhtkond on põhimõtteliselt uuesti jõudu kogunud ja taastunud. me teame, et neil on endiselt tuumaladu, vähemalt selle põhjal, mida me Süüria kohta loeme, või neil oli see Süürias. Neil on see olemas Iraagis, rahvamobilisatsioonijõudude seas. Neil on oma liitlasrühmitused paigas. Hezbollah võitleb täie jõuga ja Iisrael võitleb samuti täie jõuga Liibanonis. Ja Gazas meil on olukord, mida ma nimetaksin tõeliseks tardumuseks, kus Iisrael on paremas positsioonis kui ühelgi hetkel pärast 7. oktoobrit, kuid teisest küljest Hamas on endiselt elus ja tegutseb aktiivselt. Ja 15-punktiline rakenduslepe, mille rahunõukogu suursaadik Ladanovi juhtimisel on nüüd sõlminud, on tõesti. See ei hakka toimima. See sisuliselt annab Hamasile võimaluse integreerida end uude julgeolekujõudu. Neil on sisuliselt võtmed laoruumi, kus hoitakse kõiki neid niinimetatud kasutusest kõrvaldatud relvi. Ja nad saavad ka oma isiklikud relvad alles hoida, mis tähendab AK, tead küll, 7 AK, oli see AK-37, AK-47, AK-47 on. Ja, mida me oleme teinud? Siis peame endalt küsima järgmise küsimuse. Kuidas me liikusime Gaza täielikust demilitariseerimisest 2025 aasta septembris vastavalt Trumpi plaanile? Relvade ladustamiseni augusti alguses vastavalt 15-punktilisele tegevuskavale. Mis siin toimub? Ja Araabia jõududeni, kuhu kuulub palju inimesi Läänekalda, Juudamaa ja Samaaria Palestiina julgeolekujõududest. Ja ma mõtlen, et see tehnokraatlik valitsus või komitee, mis praegu Kairos istub, on Palestiina omavalitsus lihtsalt teise nime all. Kurb osa on see, et me pole mineviku vigadest õppinud. Palestiina omavalitsus on PLO. Lõpetame nimedega mängimise. Lõpetame ümbernimetamise. Tehnokraatlik valitsus on PLO ja Palestiina omavalitsus. Enamik selle liikmetest on Fatahi poolehoidjad. Nad on Abu Maazeni poolehoidjad. Kui härra Vladinov ja president Trump arvavad, et tehnokraatlik valitsus pärast relvade kättesaamist suudaks takistada Hamasil või islami džihaadil laohoonetesse tungimast ja relvi tagasi võtmast, siis nad elavad illusioonis. Keegi ei suuda Hamasi peatada. Keegi ei suuda takistada Palestiina islami džihaadil nende relvadele taas käppa peale panemast. Kõige absurdsem uudis, mida ma hiljuti kuulsin. Ja ma loodan, et see pole tõsi, muide. Oli see. On olemas ettepanek pakkuda $1000 igale Hamasi liikmele, kes annab oma relva üle. Ei, vabandust, mis siin toimub? Kas sa üritad neid relvi Hamasi käest osta? Nad võtavad need relvad ja lähevad ning ostavad nende eest uuemad ja arenenumad relvad. Miks sa pead nende inimestega läbirääkimisi relvade ostmise üle ja võib-olla hoiad sa oma relvi siin ning võib-olla me kaardistame tunnelid ja mis siin üldse toimub? Kas sa unustasid, mida Hamas tegi 7. oktoobril 2023 aastal? Hamas põhjustas katastroofi mitte ainult Iisraelile. Nad tõid õnnetuse kogu Gaza sektori elanikkonnale, kus inimesed kannatavad siiani. Enamik inimesi, kes elavad suures osas Gazast, elavad endiselt telkides. Ja mida me praegu näeme, kuigi me pole veel 9 või 10 kuudki möödas sellest, kui Trump kuulutas välja oma rahuplaani. Me näeme, et Hamas on kaotanud territooriumi, nende kontrollitav ala on vähenenud, aga nad kontrollivad endiselt enam kui 90% Palestiina elanikkonnast. Ja nad on endiselt Gaza de facto valitsus. Nii et mida te olete saavutanud? Kuhu me liigume?
Ma näen tegevuskava, aga kuhu see viib? Tegevuskava Hamasi AK-47 Kalašnikovi automaatide ostmiseks. Tegevuskava relvade hoiustamiseks. Mida sa mõtled hoiustamise all? Ja kes hakkab valvama ja takistama seda? Et Hamas ja islami džihaad neid uuesti ära ei võtaks. On palju küsimusi, mis on endiselt õhus. Ma ei usu, et kellelgi on vastuseid. Aga ma võin öelda, et Araabia ja moslemi maailmas nähakse seda kui läbikukkumist. Esiteks, me oleme peaaegu 3 aastat pärast 7. oktoobrit ja Hamas on endiselt võimul. See on Hamasi võit. Muide, see tegevuskava on Hamasi jaoks poliitiline saavutus. See, mille rahunõukogu hiljuti avaldas. Sama kehtib siis ka Hezbollah kohta. Hezbollah on endiselt olemas ja kogu see jutt, et teate küll, relvitustada Hezbollah ja võib-olla teeme siin pilootprogrammi ja selles usu. Olgu, leping allkirjastati Iisraeli valitsuse ja Liibanoni valitsuse vahel. Justkui teate küll, Iisraelil oleks probleem Liibanoni valitsuse ja Liibanoni presidendiga. Probleem on Hezbollah. Ja Hezbollah nagu Hamas on endiselt võimul. Nad tegutsevad endiselt. Alles eile vigastasid nad 3 Iisraeli sõdurit väga raskelt. Kui vaatate kogu olukorda, näete, et ei Ameerika ega Iisrael ei võida. Kõik need rindelõigud on avatud. Ja see ongi sõnum, mida araablased ja moslemid omaks võtavad. Ameerika ja Iisrael ei suuda saavutada ühtegi võitu. Ja see on väga halb. ja tegelikult nad on vähendanud Iraani režiimi võimekust, kuid see pole oluline, kui ka sellist kuvandit pole. Ja siin on kuvand ja tegelikkus teineteisest nii kaugel. See tõesti sütitab uudishimu ja ma ütleksin isegi Lähis-Ida hirmurežiimi ja selle liitlasrühmituste ees, kes kõik on kohal. Araabia ja moslemi maailmas küsivad inimesed siis, kuidas me jõudsime selleni? Peatada Iraani tuumaprogramm ja ballistiliste rakettide programm. Kuni selleni, et me peame läbi rääkima Hormuzi väina taasavamise üle. Ja ma ei näe, et Trumpi administratsioon räägiks enam tuumarelvadest. Ma ei näe, et nad räägiksid ballistiliste rakettide programmist. Nüüd räägitakse ainult Hormuzist. Ja seda nähakse halva märgina, ameeriklaste nõrkuse märgina, et Trump üritab saavutada mingisugust võitu või mingit saavutust. Sa ebaõnnestud tuumaprogrammiga, sa ebaõnnestud ballistiliste rakettidega, sa ebaõnnestud Iraani režiimi eemaldamisel. Seega pead sa avalikkusele esitama mingisuguse saavutuse. Ja Trumpi ning teiste läänlaste, ma ei tea, või tema järgijate silmis, Hormuzi väina taasavamine on suur saavutus. Ja see on midagi, mis, nagu ma ütlesin, annab vale signaali. Teate, Iraani režiim kujutas seda kui näilist Ameerika saavutust, sest enne sõda oli see juba avatud. Aga miks see oli avatud? Sest Islamivabariik kartis, et kui nad selle sulgevad, purustavad ameeriklased või iisraellased nad. Ja siis nad mõistsid, et sellest sai nõrk koht. Või Ameerika rahva pehme kõhualune. Sest Trump tegi sellest küsimuse nafta ja gaasi hindadest, inflatsioonist, toiduhindadest, maailma toiduhindadest ja energiahindadest. Ja Iraani režiim ütles, oodake nüüd, meil on tõesti trumbiäss käes, sest me saame muuta sõjalise konflikti majandussõjaks. Ja asepresident Vance'i avalduses öeldakse, et see on prioriteet number 1, nafta hinnad ja nafta tootmine. Ja teiseks on Iraani tuumaprogramm. Nii et see kinnitab tegelikult seda, mida sellest ütlesid. Ja Trump ise ütles, et oleks kohutav, kui tuleks veel üks 1933. aasta ülemaailmne depressioon. See oli, ma mõtlen, sellised sõnumid, mis Iraani režiimile edastatakse, on USA jaoks nagu mürk.
ja tundub, et me oleme sellest varem rääkinud, et USA peab endiselt 6. oktoobri sõda. Mis tähendab, et nad usuvad, et kui nad löövad Iraani piisavalt kõvasti, siis Iraan tuleb tagasi läbirääkimiste laua taha ja annab järele. Aga see ei toimi nii. Nad tulevad tagasi läbirääkimiste laua taha ja üritavad ameeriklased ümber oma sõrme keerata. Nad venitavad, valetavad, saboteerivad, petavad. Ja Donald Trump on neid tähelepanekuid teinud, kuid samal ajal teate ju küll, need terroristlikud režiimid, mida juhib Islami Vabariik, tahavad ameeriklasi siduda omaenda diplomaatilisse diskursusesse. Ja teate, mida ma siis kuulen Araabia poliitilistelt analüütikutelt, kes ütlevad, et Iraani režiimi Hezbollah ja nende käsilaste, Hezbollah, Hamasi, Houthide strateegia on oodata, sest nad teavad, et teate küll, varem või hiljem Trump kaob. Nii et nad loodavad Trumpi administratsiooni üle elada. Ja teate, kui Trump on läinud, ongi kõik. Nad taluvad veel 1,5 aastat, veel 2 aastat. Ja siis teate, oleme jälle algusest tagasi. Nad teavad, et Trump ei ole seal igavesti. Nad teavad, et võib tulla uus administratsioon ja poliitika muutub. Ja sellele nad panustavadki. Vähemalt enamik Araabia poliitikaanalüütikuid Araabia maailmas arvab nii. Ja ma arvan, et me oleme praegu seisakus. Olukord on külmunud. Ma mõtlen, et keegi tegelikult ei tea, kuhu me liigume. Iraani režiim on puutumatu. Okei, nende tead küll sõjalisi võimekusi on tõsiselt õõnestatud. Hamasi on nõrgestatud, Hezbollah on nõrgestatud, aga nad on ikka alles. Nad relvastuvad uuesti, värbavad ja koonduvad taas. Ja Jumal teab, mida nad meie jaoks plaanivad. Ja neil inimestel on palju kannatust. Pea meeles, me kordame alati, et kui läänel oleks sama palju kannatust kui moslemitel, oleksime palju paremas olukorras. Aga moslemid on väga kannatlikud inimesed. Kas sa ütleksid moslemid või ütleksid araablased? Meil võivad olla erinevad värvid. Mõlemad, moslemid ja araablased. Ma mõtlen, et nad, tead küll see Koraani salm, et Jumal on kannatlike poolel. Ja nende jaoks tead küll, nad ei mõõda aega aastate, vaid pigem aastakümnete või sajandite kaupa. Nii et Araabia ja moslemi maailmas ei ole keegi kiirustamas. Nad teavad, et seni, kuni Jumal on sinu poolel, siis tead küll, sa ei pea kiirustama. Nad ütlevad, al-ajal mina al-shaitan. Kiirustamine on kuradi tegu. Ära kiirusta. Ole kannatlik. Näed, probleem Ameerika poliitilises kultuuris on see, et kannatlikkuseks jääb mõnikord väga vähe aega, sest sinu võim, mõjuvõim ja legitiimsus määratakse inimeste poolt. See määratakse valimistega. Nii et Araabia, moslemi maailmas seda probleemi tegelikult ei ole, sest seal ei ole demokraatiat. Noh, me kõik teame seda. Ameeriklased tahavad lahendusi kohe. Ning nad arvavad, ja iraanlased teavad seda väga hästi. Nad kasutavad seda täielikult ära. Ja just siin tulebki mängu antisemitism. Inimesed imestavad, kuidas on võimalik, et antisemitism, eriti läänes, on täiesti kontrolli alt väljunud. Sest iraanlased, katarlased, türklased, nii islami äärmuslik sunniitlik pool kui ka äärmuslik šiitlik pool on esitanud Iisraeli vaba maailma jaoks tähelepanu kõrvale juhtiva probleemina. Nii kaua, kui nad suudavad teha Iisraelist patuoina, siis nad kihutavad tuumarelva, ballistiliste rakettide ja terrori finišijoone poole. Hoiavad kogu süsteemi töös ja süüdistavad Iisraeli. Ja just seda nad ongi palju saavutanud. Ausalt öeldes, et paljud lääne juudid selle omaks võtaksid, on see, et Iisrael on probleem. Iisrael on see halb tegelane, tead küll. Iisrael on see, mida iganes nad ütlevad, genotsiidis süüdistatav pool. Nad viskavad kõik võimalikku prügi, tead küll, prügi. See on tõesti suur. Jah, me näeme seda. Me näeme, et see jääb külge, tead. Jälle see läheb tagasi selle sõjapidamise juurde, selle taju sõja juurde, millest sa kogu aeg räägid. Kõik on tajus kinni. Mis protsendi, millise taju sa suudad luua? Kui palju mõju sul on sellele, kuidas inimesed mõtlevad? Ja see on väga oluline ja sellepärast ongi arusaam enamikus maailmas praegu ja muide see on alati nii olnud paljude inimeste seas, et tead, Lähis-Idas. Seal on konflikt
ja selles konfliktis on head poisid versus pahad poisid. Ja pahad poisid on muidugi Iisrael. Nii et see arusaam jääb püsima, kuidas seda muuta, see võtab aega. See ei ole lihtne. ja meil peavad olema välisliitlased. See tähendab, et Lähis-Idas, kogu Lähis-Idas on tõesti inimesi Araabia maailmas, druuside maailmas, türkmeenide maailmas, jesiidide maailmas. Neid on nii palju, ma mõtlen, kas Lähis-Idas on 100–150 miljonit vähemusrahvustesse kuuluvat inimest ja seal läänes on 700 miljonit evangeelset kristlast, kellest paljud on avalikult Iisraeli poolel. Aga see tõesti nõuab, ma arvan, et see nõuab vasturünnaku laiendamist nende pahade vastu, kui nii võib öelda, et paljastada režiim, paljastada Iraani režiim, paljastada türklased, katarlased. On väga oluline saada ka teisi liitlasi seda tegema, mitte ainult lasta Iisraelile end alati ise kaitsta. Ja on väga oluline minna president Trumpi juurde ja küsida temalt, miks sa ajad äri Katariga, muslimi vennaskonna peamise toetajaga. Ja miks sa oled end sidunud president Erdoganiga, kes, ma arvan, alles mõni päev tagasi ütles midagi sionismi kohta. See on üks suurimaid ohte. Kõik need märkused, kogu see tuline Iisraeli vastane retoorika on väga halb. Ja me näeme Iisraeli ja Türgi suhete pingestumist selle Türgi vaenuliku poliitika tulemusena. Ja teate, ma arvan, et Trumpi administratsioon või president Trump ise võiksid siin rolli mängida, aga me ei näe mingit katset avaldada survet Katari valitsejatele või Erdoganile, et nad oma poliitikat pehmendaksid. Tead, me ei palu, et Katar ja Türgi ärkaksid hommikul üles ja muutuksid Iisraeli meelseks, aga me palume neil tooni maha võtta, mis on väga oluline. Nii et Trump peab 3. novembrit oma vahetuks eesmärgiks. Ma arvan, et kõik, mis tema arvates seda kõigutab, teate küll, kõigutab võimalust võita vahevalimised nii esindajate kojas kui ka senatis. Teate küll, Trumpil on oma sisemised kodumaised kaalutlused, millest ma muide aru saan. Aga kui asi puudutab välispoliitikat, siis peab olema väga ettevaatlik. Täiesti nõus. Kas nüüd on võimalik seda tagasi pöörata? Ainus viis praegust olukorda muuta, ja me oleme ju keset augustit, meil on põhimõtteliselt 2,5 kuud Ameerika Ühendriikide vahevalimisteni. Tundub, et ameeriklased usuvad, et tohutu majandussurve, mida nad tegelikult režiimi vastu kasutavad, võib tegelikult põhjustada režiimi kokkuvarisemise, seni kuni nad ei võta jalga gaasipedaalilt. Aga see peab olema kombineeritud mõne tugeva sõjalise tegevusega. Kas sa ütleksid nii? Jah, ma nõustun, sest Lähis-Idas, meie piirkonnas, inimesed imetlevad või tahavad olla seotud või joonduda võitjatega. kui sa näitad nõrkust ja kui sa ei võida sõdu ja kui sa ei vii oma lubadusi ega ähvardusi täide, siis inimesed, tead, nad tõmbuvad sinust eemale. Nad ei näe sind mitte ainult nõrgana, vaid nad tõmbuvad sinust eemale, nagu me nägime Mekka kokkuleppe puhul, kus 3 võtmetähtsusega moslemi riiki otsustasid või jõudsid järeldusele, et Ameerika ei ole usaldusväärne partner. Me ei saa nende peale julgeoleku osas loota. Seega liigume omaenda suunas. Ja see on väga halb. Muide, oleks raske näha, et kui Türgit rünnataks, siis Pakistan ja Saudi Araabia tuleksid neile appi. Seda on raske ette kujutada. Olgu, ma ütlesin, et see on ennatlik, aga ma rääkisin sümboolikast. Sümboolika. Sümbolid on väga olulised. Seal on pakt, seal on kokkulepe. Ma usun, et selle kokkuleppe eesmärk on saata sõnum, poliitiline sõnum või hoiatus ameeriklastele ja nende liitlastele rohkem kui mingisugune tegevus koha peal. Me ei näe kohest tegutsemist. Ma ei usu, et Türgi tormaks Saudi Araabiat kaitsma Houthi rünnakute eest näiteks. Ja ma ei usu, et Pakistan saadaks vägesid Türki. See ei juhtu lähitulevikus. Aga mis on taas oluline on, taju. Paljude inimeste jaoks, Araabia ja moslemi maailmas on see suurepärane. Iga ühtsust väljendav samm, mis toob araablased või moslemid kokku,
on Araabia maailmas teretulnud ja seda nähakse kui märki, kui esimest sammu õiges suunas. See on väike samm, see võtab aega, aga need asjad võivad kasvada. Ja see on paljude inimeste lootus Araabia ja moslemi maailmas, et me oleme just pannud aluse tulevasele koostööle. Jah, täpselt nii. Ja tõesti, nagu sa ütled, see on hoiatus Ameerikale. Kasuta oma jõudu, kasuta seda targalt, aga kasuta seda ulatuslikult. Täpselt nii, ja kui me sind vajame, peame me teadma, et sa oled olemas, et meid kaitsta. Ja see on ülioluline selle kaitse seisukohalt, et Iisraeli ja Ameerika Ühendriikide vahel ei oleks mingit lõhet, sest Araabia maailm näeb tugevat Ameerikat ja tugevat Iisraeli kui tugevat ankrut nende jaoks, piirkondliku stabiilsuse jaoks, vastukaaluks, esile kerkivatele ja isegi õõnestavatele jõududele. Ja palestiinlasi nähakse kui õõnestavat jõudu. Hamas, Houtid, Hezbollah, need, kes on Iraagis. Nii et me näeme Iraagi valitsuse avaldusi ja seisukohavõtte mõnede nende Iraani režiimi liitlaste ja ka teiste riikide suhtes. Aga nad peavad nägema tugevat Ameerikat. Ja ideaalis, nad peavad nägema tugevat Ameerika ja Iisraeli liitu. Seda nad ootavad. Ja see on ainus viis Abrahami kokkulepete laiendamiseks, kui soovite veenda või mõjutada teisi Araabia ja moslemi riike Abrahami kokkulepetega ühinema. Mekka kokkulepped tegelikult viis Saudi Araabia Abrahami kokkulepetest eemale. Saudi Araabia ütleb sisuliselt: ei, ma ei taha olla Iisraeliga liidus, ma eelistan Türgit ja Pakistani. See on USA administratsioonile nagu hoop näkku. Ja, tänane õppetund on see, et peame jääma tugevamaks pooleks. Selleks tuleb kasutada jõudu. See on Lähis-Ida, see on meie Lähis-Ida. Ja see ongi see, mida me oma saates teeme. Selgitame Lähis-Ida piirkonda neile, kes siin ei ela, ja inimestele väljaspool piirkonda, kes ei tunne araabia ega islami kultuuri. See on väga oluline. Pöörake tähelepanu nüanssidele. Pöörake tähelepanu sellele, mida öeldakse. Pöörake tähelepanu sümbolitele, mis on väga olulised. Väga oluline. Nagu ka see vestlus ja iga nädal on oluline. Haladiivil, minu kallile sõbrale ja kolleegile. Mina olen Dan Taiker. Aitäh, et ühinesite meiega Lähis-Idas sellel draama ja kriisi hetkel.